Aitäh, härra eesistuja! Head kolleegid! No oleks pidanud olema huvitav, aga ei olnud huvitav. Ja ei olnud huvitav sel põhjusel, et Kristen Michal püüdis kogu selle pika küsimustele vastamise ja ka oma ettekande ajal ülal hoida müüti sellest, just nagu oleks Eesti julgeolek Reformierakonna kindlates kätes. Aga ei õnnestunud. Ja ei õnnestunud muuhulgas ka sellepärast, et ta kippus siin meil kõvasti vassima. Muuhulgas vassima sel teemal, kas Kaja Kallas on sobiv läbirääkija Venemaaga. Ja hakkas loomulikult nagu reformierakondlastel kombeks süüdistama siis saalis olevaid küsijaid selles, et nemad tahavad kangesti Putinile pugeda ja tahavad Venemaaga läbirääkimisi pidada. Ei ole. Soovitan lahti võtta, ta meile armastab ikka soovitusi anda kogu aeg. Ma soovitan lahti võtta ja vaadata Poliitikut. Poliitikos on artikkel, mis räägib sellest, et Euroopa on teinud läbi põhimõttelise muudatuse valmisolekus suhelda Venemaaga. Ja küsimus on praegu selles, kes oleks see kõigile vastuvõetav ja autoriteetne Euroopa poliitik, kes neid läbirääkimisi reaalselt juhtima hakkab. Tuuakse seal Angela Merkeli nimi, tuuakse Stubbi nimi, tuuakse Mario Draghi nimi ja mainitakse isegi Viktor Orbanit. Nii et ei ole nii, aga öeldakse Kaja Kallase kohta, Kaja Kallas on ennast ise selles rollis diskvalifitseerinud. Nii et ma soovitan lugeda ja mitte süüdistada siis neid, kes küsivad selle kohta, arvestades, et meie kõrval on agressiivne naaberriik, keda me paratamatult kartma peame ja kelle pärast meil peab olema ka kindlasti julgeolekupoliitika alustes teatud rõhuasetusi, nii nagu nad on. Nii et ei maksa soovitada teistele seda, mida ise ei suuda soovitusi täita. Nimelt lugeda Euroopa keskset ja küllaltki olulist poliitikat kajastavat väljaannet nimega Politico. Nüüd tuleme selle ettekande juurde veel. Maha on magatud kõik olulised ajad, mille vältel oleks pidanud juba tegutsema hakkama. Ja mina räägin siin sellest, et meil oli suurepärane valitsus, mida teie armastate põlastavalt nimetada EKREIKE valitsuseks. Ikkega ei olnud siin midagi pistmist, rahvas oli selle valitsusega väga rahul, kaporatuur ei olnud rahul ja teie muidugi ei olnud rahul. Ja see valitsus plaanis Eestis täielikku kopteripargi uuendamist ja medikopterite muretsemist. Ja nüüd ma loen või kuulen, ma ei mäleta hetkel, et päevakorras on patsientide mandrile toimetamise lõpetamine Hiiumaalt. Et kopteripargi võimekus seda ei võimalda. Kui meie valitsus pikali joosti, siis kogu see poole aasta töö, mida tegi kopteripargi uuendamiseks vastav töögrupp, visati teie poolt prügikasti. Vastutustundetult ja kuritegelikult visati prügikasti. Kriisireserv. Täna hommikul oli kohtumine Margo Klausega, Päästeameti peadirektoriga, ja ta ütleb, et mitte ainult riigile, julgeolekujõududele, kaitsejõududele ei ole vaja kriisireservi, vaid ka Päästeametile on vaja oma kriisireservi. Ta ütleb, et selle suurus peaks olema 1550 inimest. Mina olin siseminister ja algatasin kriisireservi loomise. Eraldasime valitsuses isegi, ma mäletan, esialgne rahasumma oli 24,5 miljonit selleks, et muretseda teatud varustust. No, meie valitsus joosti pikali ja loomulikult visati jälle prügikasti. Ei ole tarvis kuradi EKRE algatusi. Helme tahab eraarmeed moodustada. Ei ole tarvis. Viskame prügikasti. Me tahtsime uuendada piirivalve laevastikku. Isegi oli juba raha kokku lepitud. Palun lisaaega. 3 minutit lisaks. Jällegi, visati prügikasti ja enamgi veel. Piirivalve laevastik likvideeriti ja liideti ta siis nii-öelda riigilaevastikuga.
mis tähendab seda, et järele jäid olulised lüngad, seda enam, et vähemalt 2 laeva nendest on üsna amortiseerunud juba ja peaksid väljavahetamisele minema niikuinii. Nii et kogu see müüt teie kindlatest kätest, millest te meile rääkisite, kogu aeg 5% ja maksuküüru kaotamisest. No see ei ole julgeolekupoliitika aluste teema tegelikult. Ja mis siis on? Meil tegelikult laiapindset riigikaitset sisuliselt ei eksisteeri. Praegu just tuli uus droonihoiatus. Ma arvan, sellepärast te käisitegi ruumist väljas, et saite ka jälle välguga peldikusse. Ei ole ju võimekust tõrjuda. Ei ole ju võimekust isegi registreerida, isegi tuvastada, kus, millal, kelle poolt, kuhu. Aga kindlates kätes on. Te olete kõik maha maganud. Jällegi, meie valitsus tegi ettepaneku muretseda keskmaa õhutõrje. Aasta olid 2020, aasta on praegu 2026. Keskmaa õhutõrjet Eestil ei ole. Sellega ei ole meil ka seoses piisavat droonitõrjevõimekust. Ja mida te lubate meile siis? Lubate meile seda, et kui kriis tuleb, siis on kõik korras. No ei ole kõik korras. Meil on evakueerimisvõimekus 60 000 inimesele. Palju Eestis inimesi elab? Vist ikka natuke rohkem kui 60 000 inimest. Isegi Tartus elab umbes 100 000 inimest. Kuhu te need evakueerite? Ma olen rääkinud Kaitseliidu malevkondade juhtidega, malevate juhtidega mitmel pool ja nad ütlevad, et me oleme püsti hädas sellega, et meil ei ole neid kohti, kuhu inimesi majutada. Me ei räägi sõjast. Me räägime ka mingisugust tehnoloogilisest katastroofist. Me räägime looduskatastroofist. Me võime rääkida, ma ei tea, kusagil lendab vastu taevast tuumaelektrijaam ja meile hakkab tuumavihma sadama. Et neid katastroofi võimalusi on väga erinevaid. Evakueerimisvõimekust ei ole. Kujutame ette, et meil on suur elektriavarii, nii nagu oli Hispaanias mõni aeg tagasi. Mis te teete nende magalarajoonidega? Ja mitte ainult Tallinnas, vaid ka mujal. 60 000 inimest evakueerite või? No ei ole võimalik ju kriisi lahendada sellega. Toiduvarustus. Me kohtusime hiljaaegu varude agentuuri juhiga ja varude agentuuri juhilt ma küsisin selge sõnaga. Varud, okei, tore, aga ekspedeerimine, inimesteni viimine, inimestele jaotamine, inimestele jaotamise turvamine, ei, seda meil ei ole. Väga tore on rääkida siin ilusat juttu umbes niimoodi, et kohe hakkavad marsil õitsema õunapuud, nagu nõukogude ajal oli üks tore laul. No siiamaani ei õitse seal õunapuud ja laul on ka unustatud. Et te olete tegelikult kõik tegemata jätnud ja liigute edasi tigusammul, aga püüate ikka püsti hoida seda müüti, et Reformierakond on julgeolekupoliitika erakond, Reformierakond on majanduslikul kompetentsi erakond, Reformierakond on korras eelarveerakond. Ükski nendest müütidest ei vasta enam tõele. Teil, lugupeetud Kristen Michal, vaadake tänaseid juhtkirju oma kongressi või mis iganes suurkogu teil oli kõne peale ja te teete sealt ainult ühe järelduse. Täna kohe tagasi astuda. Aitäh!